Tere! Täna räägime siis intervallmeetodist. Sissejuhatuseks siis tänase video eesmärk on siis osata intervallmeetodit kasutada. Aga mis see siis intervallmeetod on? See on siis kõrgema astmega võrratuse lahendamisviis. Siis seda kasutatakse, kui võrratus on esitatud sellisena ja et seda lahendada, kandakse siis nullkohad teljele ja joonestakse abijoone läbi. Alustame kohe siis esimese ülesannega. Tänane rohkem sellised ülesanded on. Ei ole väga teooriat, selgitan rohkem ülesannete ajal. Et seekord ärge kohe, kui te arvate, et te saate kohe hakkama, siis pange video pausile ja hakake siis tegutsema. Aga kui te ei saa, siis las ma selgitan läbi ja siis võite vabalt lahendada. Aga nii, siis sa näed, et sa saad siis selle sulgudesse panna rohkem. Nüüd leiad siis nullkohad ülesse. Need on kohe väga lihtsasti leida, mis on siis 2, 1 ja 3. Ja nüüd lisad arvteljele need ranged ka, sest meil on range märk. Nüüd, et teada, kus siis alustaja alati peab joonestama kas paremalt ülevalt või paremalt alt. Ja ülevalt siis, kui nende kõigi tundmatu korrutis on positiivne ja alt kui on negatiivne. Ja kui sa praegu korrutaksid selle siin, selle ja selle, saad, et tuleb miinus x kuubis, nii et tulebki siis paremalt alt. Ja nüüd peame siis leidma positiivsed need, et viirutad need positiivsed osad ja saadki kohe vastuse kätte, et x kuulub siis lahendi hulka miinus lõpmatus kuni 1, mis on siis ühendis 2-3. Nii, aga nüüd teine ülesanne. Et see on suht sarnane, siuke lihtne, ma ütleks. Et pange video pausile, kui arvate saate hakkama. Aga ma nüüd jätkan. Nii et 0 kohad saab kohe leitud, mis on siis 4, miinus 3 ja 2. Paned need arvteljele ja vaatad, kas alustab paremalt ülevalt või paremalt alt. Korrutad need tundmatud, kõik on positiivsed, et see on paremalt ülevalt. Teed oma abijoone ära. Näed, et vastus peab olema selles negatiivses hulgas. Nii et viirutad selle ära. Ja lahendi hulk on siis ka selline. Ja ka kolmas ülesanne nüüd. Et see on veidi pikem ja keerulisem. Nõuab rohkem selgitus, kui te arvate, et isegi selle saate hakkama, siis ma oleks üllatanud. Kui te arvate saate hakkama, siis palun väga. Ma hakkan nüüd tegema. Nii et esiteks te siis leiate 0 kohad ülesse. 0 kohad on siis 0, miinus 1, 2, miinus 2 ja 1. Lisad need siis arvteljele. See on siuke hästi huvitav. 5 0 kohta on päris palju, on ju. Et kas on siis paremalt ülalt või paremalt alt. Sa siis vaatad, et kõik on positiivne, nii et see ikka alustab paremalt ülalt. Aga nüüd tuleb hästi teistsugune värk. Nii et kuna siin on paariline aste, see tähendab siin, et siuke intervall ei lähe plussid miinusele, vaid see just põrkab, nagu siin näha on. Et muidu peaks niimoodi minema, on ju. Aga siin on näha, et see just nagu korraks põrkab. Ja kui on paaritu astmes, on ju, siis midagi muutus jääb täpselt samaks. Kui see oleks astmel 2, astmel 4, astmel 6, astmel 8, nii edasi, siis see alati põrkaks siin niimoodi.
ja kuna see on mitte range, siin on ka kandilised ja siis kõik need nullkohad ka on siis osa lahendist. Nii et vastus tuleb siis siuke suur värk, et see on päris huvitav ka. Kui see oleks range ja lahendid ei sobiks, siis see vastus oleks isegi veel pikem. Kui siin oleks just range, siis seda nulli siin ei võta arvesse. Ja kui mitte range, siis võtad, et see on nagu üks suur ühend. Nii, aga siis kokkuvõtteks. Intervallmeetod ongi siis kõrgema astmega võrratuse lahendamisviis, kus leitakse avandise nullkohad, jagatakse arvud intervallideks, määratakse igas intervallis märgid ning valitakse need vahemikud. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni!